Just oli naistepäev ja kuigi paljud meist seda enam sel määral ei tähista nagu varem, kingiti rohkesti lilli ja räägiti palju naistest. Aga kui jutt on naistest kõrgetel kohtadel, kas peame endiselt rõhutama, et nad on naised? Mulle tundus, et selle loo tegemine on vajalik pärast intervjuud Euroopas ja maailmas eestlannadest kõige kõrgemale tõusnud Kaja Kallasega, kes oli selgelt häiritud, kui tema käest küsisin küsimusi, millega joonisin otse kui tema arvates kohatult alla, et ta on naine poliitikas. Te olete ju ka ema, laps ei ole veel nii suur. Tema ootab ka kodus. See on nagu ka küsimus, mida te küsite naiselt, aga ei küsiks eales poliitikult mehelt, et teil laps ootab kodus. Meie endine president Kersti Kaljulaid sai samalaadse naised poliitikas küsimuse peale aastaid tagasi selgelt pahaseks. Mida toob Eestile kaasa see, et riiki hakkavad juhtima 2 naist? Palun vabandust, aga kuna te küsisite viimati, mida tõi Eestile kaasa see, et seda juhtisid 2 ja enam meest? Lahendame kõigepealt selle küsimuse. Jään mõtlema, et ehk ka mina meesajakirjanikuna astungi enda teadmata üle mingist piirist, kui naispoliitikutele enda arvates olulisi, kuid neid häirivaid küsimusi esitan. Mina arvan, et naispoliitikutelt, aga ka meespoliitikutelt saab küsida absoluutselt kõike. Viktoria Ladõnskaja-Kubits on ise olnud, just nii ta rõhutab, poliitik ja nii on sellised naistele poliitikas esitatavad küsimused talle tuttavad. Meie ühiskond on endiselt hästi konservatiivne, ükskõik millist uuringut see lahti ei tee. Ja see on õigustatud, kui ajakirjanik küsib sinu käest ka neid küsimusi, mis ilmselt on tulnud selle ühiskonna poolt. Milline sa oled tema rollis, milline sa oled köögis, mida sa armastad oma perele nagu pakkuda söögiks ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma ei näe selles mingisugust probleemi, sellepärast et see on ju loogiline, et see huvitab inimesi. Kuid milles Ladõnskaja-Kubits probleemi näeb, on see, kui naispoliitikuid nende soo järgi kuidagi patroniseerivalt kohtlema hakatakse, et näete, te saate ju hakkama. Mulle väga meeldib, kui naispoliitik ütlebki, et ma olen eelkõige poliitik, ma olen eelkõige ekspert, ma olen eelkõige professionaal. Tegelikult ei ole vahet, et mis soost ma olen. Ega ma ei vali ja ma loodan väga, et keegi näiteks ka minu ajal ei valinud mind sellepärast, et ma olen lihtsalt naine. Et ma tahan, et see oleks nagu sisuliselt tehtud valik. Marianne Mikko võitles Eesti poliitikas aastaid naiste õiguste eest, kõige nähtavamate tulemustega naiste ja meeste palgalõhe vastu. Nüüd ÜRO naiste õiguste komisjoni liikmena tegeleb ta naiste asjadega globaalselt. Kas me peame tegema naisliidritel, naispoliitikutel ja meesjuhtidel vahet? Rõhutama seda näiteks meie peaministri, meie presidendi puhul, et tegemist on naispeaministri, naispresidendiga. Rõhutama ei pea, aga tegutsema peab selles suunas, et mehed ja naised oleks võimalikult võrdselt esindatud seal, kus sünnivad päris otsused. Eestis me ei armasta sookvoote. Neid võib ka pehmemalt öelda, et need on ajutised erimeetmed. Üks parimaid viise, kuidas kiiremini jõuda pariteedini ehk võrdse ja tähendusliku esindatuseni nii parlamendis kui ka näiteks valitsuses. Sina toetad sookvoote triibulisi nimekirju? Absoluutselt. Viktoria Ladõnskaja-Kubits on risti vastupidisel seisukohal. Ma tõesti ei näe põhjust, miks me peame tekitama mingisuguse triibulisi nimekirju või siis rõhutada positiivse diskrimineerimise kaudu naispoliitikuid, sellepärast, et ma tahan eelkõige, et see oleks aus konkurents. See ongi minu jaoks feminism, et sa ei tekita midagi kunstlikult, vaid sa eelkõige tahad, et sinusse suhtutakse nagu võrdväärselt, täpselt nagu teistesse. Naispoliitikud, edukad, tõhusad juhid maailmas ei ole ammu enam erandid, aga hetkel on huvitav, kuidas 2 maailma juhtiva suurde 7 kuuluva ja traditsiooniliselt väga meestekeskse riigi Itaalia ja Jaapani valitsusjuhtideks on esmakordselt ajaloos tõusnud naised Giorgia Meloni ja Sanae Takaichi. Mõlemad konservatiivid ja mõlemad väga populaarsed. Pikalt Jaapanis elanud disainer Björn Koop ütles, et sellist vaimustustormi nagu Takaichi ümber Jaapan ei mäletagi. Varasemalt mu kolleegid ei rääkinud kunagi poliitikast ega enda sõbradki ei rääkinud.
siis seekord nagu tuli see päris jutuks, et kas oli nagu näha, et inimesed tahtsid sellest kuidagi rääkida, et nad on uhked selle uue peaministri üle. Seda, kui populaarne Takaichi on, kinnitasid veebruaris erakorralised parlamendi dieetivalimised. Peaministri partei liberaaldemokraadid sai suurima võidu alates erakonna asutamisest 55. aastal. Vanem tuttav mul hakkas rääkima, et sellise õhinaga, et aga nüüd neil on tore peaminister ja tema tunneb, et nüüd hakkavad asjad edenema ja et ilmselt saab majandus jälle uue hoo sisse. Tuttav fotograaf ütles samamoodi, et see vist esimene poliitik, kes talle meeldib. Mis talle siis meeldib peaministri juures? Ta ütleski, tundub armas ja kihvt ja temast olevat isegi lausa mingid nukud tehtud, mida siis noored ostavad. Paljusid Jaapanis, just noori, kes ehk ei toetagi peaministri konservatiivseid vaateid, inspireerib ta isik. Ka see, et nooruses oli ta heavy metalli bändi trummar. Raudne leedi, kes ütleb, et tema suur eeskuju ongi teine raudne leedi, Margaret Thatcher. Kuigi sõbrannatsemine tundub, on Takaichi jaoks võõras, on tal siiski maailma tippliidrite seas, nagu ise ütleb, sõbranna olemas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni, kellele ta korraldas hiljutise Jaapani visiidi ajal ka üllatus sünnipäeva. Küsitlused näitavad, et Sanae Takaichi puhul hinnatakse ennekõike tema tugevuse sõnumit. Nii sõjaliselt kui ka majanduslikult tugevam ja sõltumatum Jaapan. Kui Jaapan on meile kauge, siis Itaalia siinsamas Euroopas ja Giorgia Meloni on seal tõusnud liidriks, kellele alternatiivi paljud praegu ei näegi. Ta on osanud kuidagi tõestada, et ta saab hakkama, et opositsioon praegu vasaktsentristlik või ütleme siis niisugune demokraatlik opositsioon on ikkagi väga nõrk. Ma rääkisin ühe Itaalia ajakirjanikuga hiljuti ja ta ütles, et nii nagu Berlusconi, kes on ju Meloni suur eeskuju, oli aastakümneid võimul, nii jääb ka Meloni. Et ta on osanud platsi puhtaks teha, tema ongi Itaalia poliitika kese. No kahtlemata, et tal kindlasti väga palju toetajaid nii meeste rahvaste hulgas kui ka naiste rahvaste hulgas. Ülle Toode on meile Roomast Itaalia uudiseid vahendanud aastakümneid ja jälginud ka Meloni tõusu. Ta tuleb ikkagi niisugusest väga paremäärmuslikust kontekstist, just nimelt siis ka neofašistlikes liikumistes. No tänapäeval ta on pigem niisugune moderaat, sest loomulikult sa ei saa võimul olla ka siin Itaalias, kui sa ikkagi nagu liiga äärmuslaseks jääd. No kui me kuulame siin nüüd opositsiooni poolt, ütleme hinnatõusud. Teisest küljest tema leiab alati statistika, mis väidab, et kõik on suurepärasem. Hiljuti Roomas olles otsustasin uurida Itaalias legendilaadseks saanud lugu Meloni tõusust riigi tippu ilma igasuguse elitaarse tagapõhjata, sõna otseses mõttes tüdrukuna Rooma äärelinna karmidelt tänavatelt. Kerbatella on töölisklassi rajoon, täis sotsiaalset aktivismi. Meloni kasvas üles vaesemas perekonnas, isa jättis abikaasa 2 tütrega maha ja juba 15-aastaselt sai osaks Meloni elust poliitika. Marge Paas, meie katoliku kiriku esindaja, elas pikalt Roomas ja on seal nüüd tihti tööalaselt Vatikanis. Ja ta ütleb, et ilmselt just see karm kodupiirkond Melonit juba noorelt karastaski. See kontingent, kes seal elab, sa peadki olema väga tugeva natuuriga, et ellu jääda ja ta kasutab seda poliitikas. Ta on väga populaarne, teda kuulatakse ja ma mäletan ühe korra, kui hästi pikk taksosõit lennujaama, siis üks taksojuht hakkas mulle kohe rääkima Melonist. Ta ütles, oi kui ilus naine, nii ilusat pole veel näinud. Ja siis ma küsisin, et milles see ilu siis nagu seisneb, et kas see on siis tema teod või tema vaated, maailmavaateline küsimus või lihtsalt itaallased pakuvad, ütleb kõik kokku. Melonis, kelle puhul ei ole täpselt ka teada, mis haridus tal on ridamisi paradokse. Näiteks ühelt poolt räägib ta konservatiivina traditsioonilisest peremudelist, samas kihutas ta ise oma elukaaslase minema, kuna too tegi naiste kohta telesaates rõvedaid kommentaare ja on nüüd üksik ema. Paljud itaallased hindavadki ta printsipiaalsust. Traditsiooniline peremudel, mis Itaalias üldse enam ei tööta, sest üha rohkem on ju kärgperesid, üha rohkem lahutatakse ja siiski samas ta suudab justkui leida ka ühise niisuguse sõnumi või mõttega näiteks Vatikaniga ja katoliku kirikuga. Ta suudab veenda olemata ise tegelikult siis, kui järele mõelda nagu selles suhtes korralik eeskuju. Meloni on suutnud muuta Rooma väga arvestatavaks mänguriks ka rahvusvahelisel areenil. Praeguse ajal ei ole vähetähtis, et tal on väga hea isiklik suhe USA presidendi Donald Trumpiga.
Kuid mingit naiste ühisrinde või naiste asjaajamist maailma poliitikas Meloni selgelt ei toeta. Kaja Kallasele Euroopa välisasjade juhiks saamiseks ta väidetavalt oma häält ei andnud. Kui naised on nüüd riigi juhtimise juures, kas nad peaksid ajama mingisugust naiste agendat seal? Ma vastan sulle teistmoodi. Mulle väga meeldib, ja ma arvan sulle ka, Madeleine Albright. Ja Madeleine Albrightil on üks mõte, et naised, kes ei toeta ja ei aita teisi naisi, nendel on eriline koht põrgus. See on mu vastus sulle. Vaatame 2 riiki, 2 suure 7 riiki, Itaaliat ja Jaapanit. Väga meestekesked ühiskonnad ja 2 naisliidrid, kes on populaarsed. Jah, ja nad mõlemad on, ühe kohta öeldakse isegi, et ultrakonservatiiv. Ja nemad ütlevad, et nemad ei toeta teisi naisi, nemad on lihtsalt poliitikud, kes juhivad riiki, mitte ei tegele sooõigustega. No mu vastus jääb ikka endiseks. Nende koht on põrgus? Jah, ma arvan küll. Lõppkokkuvõttes. Meloni kohta ma nii palju ei oska ütelda, aga Jaapani peaministri kohta, kes kopeerib ja avalikult ütleb, et ta väga võtab mõõtu Margaret Thatcherist. Mis sai Margaret Thatcherile saatuslikuks? See, et ta ei koondanud enda ümber naisi, naisministreid, ka see eeskuju mind küll väga ei sütita ja ei pane mõtlema, et naistel oleks suurt tolku sellest peaministrist. Tulles tagasi korraks Margaret Thatcheri juurde, kõigele vaatamata on ta ikkagi legend. Jah, aga... Raudne leedi. Ja nüüd ma vastan küll vasakpoolsena ja mis siis? Kas tema ei edendanud naise kuvandit poliitikas? Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Ühiskond ei koosne ainult julgeolekupoliitikast. Seal on ka sotsiaalpoliitika ja ma arvan, et see on võrdselt tähtis, kui me tahame, et ühiskond oleks inimnäoline. Ja naised mõistavad sotsiaalpoliitikat paremini? Olemuslikult küll. Viktoria Ladõnskaja-Kubits avaldas äsja raamatu Naiste siseilmast. Kõik, millele naisel on õigus. Ja tema näeb asju niimoodi. Kui meessoost või naissoost valija läheb valimiskasti juurde, siis keda ta valib? Meie uuringud ikka näitavad, et meessoost poliitikud, et endiselt ka naissoost valijad ja naistel on raskem poliitikas. Naine peaks olema heas vormis, rõhutatud välimusega, seda, mida meespoliitikutele andestatakse, naistele võib-olla niivõrd väga ei andestata. Ma oletan, et paljud naispoliitikud ärkavad tunduvalt varem. Mitte ainult sellepärast, et sa pead nagu läbi mõtlema oma visuaali, vaid ka sellepärast, et sa ikkagi mõtled perele, et sa korraldad mingisuguseid asju, mis on töövälised ja veel mingisuguseid selliseid asju, mida võib-olla siis, kui me räägime meespoliitikust, nad niivõrd väga ei pane tähele. Samas see on ka naiste eelis, et siis kui välimuselt meestel suhteliselt raske midagi rõhutada, siis naistel on see võimalus olemas. No, me teame ka selliseid näiteid, kui naine tuleb, paneb mingisugust kleiti ja me teame, et see ütleb rohkem kui, ma ei tea, mingisugune sõnavõtt näiteks. See võimalus on ka. Meie arutelu naiste rolli üle poliitikas jäi, nagu kuulsite, üsna lahtise lõpuga, sest ka naised ise, kes poliitikas olnud, näevad asju erinevalt. Ühelt poolt siis naisliidrid peaksid rohkem toetama teisi naisi. Teisalt, tänased naised poliitikas on eelkõige poliitikud, mitte naispoliitikud. Aga ilma mingilgi moel naisjuhte pisendamata on neil meeste ees ka tuntavaid ja nähtavaid eeliseid. Sõnumeid saab saata ka näiteks stiili, hästi valitud kostüümi, isegi selle värvi või kas või prossi kaudu. Probleem tekib siis, kui naispoliitikusse suhtutakse endiselt nagu erandisse, kellelt ikka uuritakse, kas te saate hakkama. Nende küsimuste aeg võiks nüüdseks läbi olla. Nad saavad hakkama.